Tere sõbrad! 1. augustil 2023 ma hakkasin kõndima ümber Eesti. Ma kõndisin 60 päeva, et luua üks uus sümbol, üks kaitseratas ümber meie armsa Eestimaa, mis tooks meid kõik kokku. Ja ma olen väga tänulik, et nii palju teid toetasid mind, kõndisite minuga kaasa, jälgisite Facebookis ka. Ja nüüd nendes filmides, mis ma pakun, ma annan teile üks võimalus, et käia jälle minuga koos ja näha seda maastikku, Eesti loodust, Eesti külad ja linnad, pühapaigad ja Eesti inimesed, kes on nii erinevad igas meie väikse maa nurgas. Ring ümber Eesti ajal ma võtsin mitu tuhat pilti ja videot. Ja mõned ma olen juba teiega jaganud Facebookis. Aga siin filmis ma tahaks näidata veel rohkem. Palju neid, mis te ei ole veel siiamaani näinud. Ja ma olen jaganud selle ring ümber Eesti rännaku 6 osaks. Umbes 10 päeva igas osas. Mõnedes päevadest muidugi oli palju rohkem pilte, sest maastik oli erinev, oli palju rohkem rahvast käis kaasas. Mõned päevad ma käisin üksi ja olin väga igav metsatee, kus midagi ei muutunud, midagi palju ei juhtunud. Mõned päevad on lühemad kui teised. Aga siin on üks võimalus, et te jälle käite minuga koos. Ja ma loodan, et mõnedel on ikka huvi näha seda Eestimaad. Võib-olla niimoodi, nagu te ei ole enne veel näinud. Tulge minuga kaasa veel kord. Tulge kaasa ja käime koos. Noh, 1. august. Ma olen Vaarnias. Just käisin, tegin väikese tervetamise tseremoonia siin Peipsi järve kaldal. Nüüd mõne tunni pärast inimesed tulevad kohale ja me alustame meie teekonda. Ja ring ümber Eesti algab. Ja siis me tõesti lähme edasi. See on mulle nii suur au, et seda teha. Ja et juba nii palju inimesi on nii lahkelt ja heldelt pakkunud oma toetust. Ja ma tõesti loodan, et see ongi nagu me viskaks väikse kivi siia ja need väiksed lained lähevad siis välja ja puudutavad igat hinge siin Eestimaal ja tõesti, kui see oleks täitsa vaikne see vesi ja viskaks siia, siis iga koht terve Peipsi järves see väike laine lõpuks puudutaks. Ja te olete kõik need väiksed lained ka. Ja meil on vaja siis inimesi, kes on valmis mitte teistele rääkida, mis on õige ja öelda, mida nad peaks tegema või kuidas me arvame, et asjad on, aga lihtsalt elada niimoodi, kuidas me tahaks, et see maailm on. Näidata meie
läbi meie elu, mitte ainult läbi meie sõnade, mida me usume on õige ja hea. Ja see vajab pühendumust. Me koos ümber Eestimaa käime koos, oleme koos õed ja vennad, oleme koos, elame koos Eesti looduses, elame koos, tunneme koos jõudu südames, tunneme koos, austame koos esivanemaid, austame koos, astume koos julgelt edasi, astume koos, kaitseme koos kodumaa hinge, kaitseme koos, käime koos ümber Eestimaa, käime koos. Teistsugune küla, et kui üleval pool on nagu majad on järve ääres, siin on nagu kanal ja majad on kanal ja saab küll päris palju võitu sisemaa suunas. Ja, aga ma olen tagasi. Avab. Arvun. Kalamees sellist hinda ei. Sentimäng nii palju kui Santas nii pihu. Linnamehe tuleva vaatab poes 6-7 kilo. Tere miljonäri, ei ütlegi su nime pihu. Aga ega ise oled mehikorma ühistus siin rentni. Ja siis sente antab. Noh, joome siin mehikoormasse 23 kilomeetrit kannitud. Nüüd otsime jäätisepoodi. Ja oleme kohal. Noh, esimene päev tehtud. Me alustasime siis Vaarniast, kus oli meie alustamise tseremoonia ja siis Marko viis meid paadiga Meerapalusse. Ja see oli nii tore sõita siis esimest korda Peipsi järve peal. Lained olid suured. Siis Meerapalust kõndisime umbes 24 kilomeetrit siis siia mehikoormasse ja kõik läks hästi. Nägime väikene
Uska teel ja võimas konnakotkas lendas üle. Keha on korras ja siin mehi koormas Toivo oma perega. Pakkusid meile sukest toredat õhtut ja maitsvat toitu ja meil oli ka väike tseremoonia lõkke ääres õhtul. Nüüd hommikul siin on tuul tõusnud ja vihma on tulnud ja ennustavad rohkem vihma. Täna hakkame siis Räpina poole kõndima umbes sama kaugus kui eile. Aga üks päev tehtud, 59 veel minna ja lähme edasi. Oleme Tammistu külas umbes poole teel. 12 kilomeetrit on käidud ja nüüd lähme Räpina poole ja siis natuke sealt edasi. Aga kõik läheb hästi siiamaani. Jõudsime Räpinasse ja lähme siia pentsu tooma ja meie pents on jäätis. Päev number 2 on tehtud. Me kõndisime täna Mehhikoormast siia Räpinasse ja natuke edasi siin oleme Sülgojas Tammetarus, mis on metsa sees, kus karud ja hundid elavad. Ja täna õhtu ma ööbin siin kunstigaleriis. Suur tänu Toomasele, kes oli mu päevajuht viimased 2 päeva ja Toivole, kes Mehhikoormas oma perega toetas meid ja täna oleme Monika ja Eroga nende kodus ja juba käisime saunas ja sõime õhtusöögiks klimbisuppi ja kõik läheb hästi. Keha on korras ja homme lähme siis Värskasse edasi. Tere sõbrad, päev number 3 ja oleme teel. Lähme Värska poole. Päev on natuke udune. Vihma võib-olla tuleb, aga kõik on korras. Ja siin
Sülkojas oli nii tore. Suur tänu, Monika. Siin on kuusegaasik. Kuused aitavad kaski talvel, kui neil on okkad ja kasetraagus. Ja kased aitavad kuuski suvel, kui kuuskadel on palav ja nad ei saa toitaineid kätte. See on ideaalne sümbioos, mille tulemuseks on lõhn, mis selle video peale ei jää. See energia, mida ma loodan, et jääb. Elu, tasakaalu, õigluse, sümbioosi sümbol minu jaoks vähemalt. Ja ma olen mitu korda mõelnud, et õppige inimesed, täiesti erinevad. Kuju, rass, liik, värv, kõrgus. Ja kõik on muutumises, ja kõrgused on praegu ainult sellised. Varsti kased suurevad välja, aga sellele vaatamata nad toetavad kuuski praegu, sest olemas ongi ainult praegu. Tere sõbrad! Kõnnime nüüd Jörgeniga, meie päevajuht. Suur tänu! Ja 4 kilomeetrit veel ja joome juba Värskasse. Oleme nüüd Värskas ja Jörgen viib mind allika juurde. Sealt saame püha vett. Ja nii palju kui mina tean, siis Värska nimi tuleb siis sellest vene keelest Verkhovõsti, see on siis kõrge kallas, on ju. Kõrge kaldaga selline ala on siis Verkhovõsti nagu. Ja siis sealt on siis Eesti ära eestistatud, on ju, ta on siis nagu Värska. Et põhimõtteliselt see kant on siis küttepuude tegemise kant, sest siin on hästi selline liivane ala, et siin põhimõtteliselt mulda eriti polnud. Setod pidasid loomi, mitte lehma ei peetud, mitte piima pärast, vaid peeti selle pärast, et saaks sõnnikud põllu peale. Oi! Jah. Päev number 3 ja olen Värskas. Ja täna läks hästi. Kandisime üle 25 kilomeetri. Lubas vihma, aga jälle ei tulnud ühtegi tilka. Ja täna olen Indrekuga siin Värskas ja tema emaga nende 100-aastase majas ja just tegin Indrekule üks kaari lugemine ja see oli ka väga huvitav. Ja kehaga on ikka kõik korras ja homme tuleb uus päevajuht jälle ja hakkame siis kõndima Jumalamäe poole. Ja nii tore olla siin Setomaal. Edasi.
midagi juhtub. Vihma sajab kõvasti. Mul on väga hea meel, et täna ma ei ole telgis. Noh, meil on 28 kilomeetrit kõnnitud. Oleme Piusa jõe ääres ja midagi 5 kilomeetrit veel. Aga ma küsin mu päevajuhi käest, kuidas sa ise tunned ennast? Väga hästi, mina tunnen ennast hästi. Jalad võib-olla ennast nii hästi ei tunne. Okei, noh, ma ootan täna õhtu sauna. Jäätis, palun. Toeta mind natuke veel kauem ja edasi. Tere hommikust! Täna on päev number 6 ja ma algan siin Tellaste lähedal, ei kellegi maal ja käin Purka külasse, mis on Haanja lähedal. Ja täna olen iseenda päevajuht ja ma pean nüüd kutsuma selle päevajuhi hinge kohale, sest ma ei ole veel kindel, mis suunas ma pean hakkama kõndima. Läheme uurima. No tere! Kuhu sina lähed? Kas sina oled täna minu päevajuht? Okei. No, näita mulle teed. Vist on seal iga maa, lame maa, põllud, metsad, värkid. Aga kui te tuled siia Lõuna-Eestisse, siin on kuplite peal ja kui te näete neid, vaataks sinna, seda viljapõlda. See läheb nagu mäest ülesse, mäest alla. Ja teate, kui raske seda harida on, seda põldu. See ei ole nagu nii, et 1-2 ja sõidavad hommikul, mehed lähevad põllu peale ja sõidavad ühest otsast teise tagasi. Seda mehed teevad nagu sellest nagu, tõmbavad siit lipsu nii koomale ja siis sõidavad, sest seal võib ka traktor ümber minna, kõik, see on sellest keeruline, see kiirus ja kõik on nagu maha tõmmatud.
Oi kui tore. Ma just peatasin Boksi talus, kus Pombola pakkus mulle soola, uba ja klaas õlut. Ja ma kuulsin tema juttu, tema vanaisa. Tema maja vanasti oli siin koolimaja. Tema kooli õpetaja siin. Ja noh, nii tore kogemus mulle, et istuda. Keegi kutsus mind tänava pealt sisse ja pakkus mulle toitu ja juua. Ja nüüd lähen edasi, mul on umbes tund veel kõndida. Ja siis jõuan Kurka külla. Ja siis täna minu teekond on lõppenud. Edasi. Tere hommikust, sõbrad! Tere hommikust! Päev number 7 on kohale jõudnud. Ja täna algab natuke teistmoodi. Me kõnnime nüüd mis järve juurde? Vaskna. Vaskna järve juurde. Ja siis lähme paadiga üle järve. Siis lähme suure Munamäe otsa. Ja meie tänane päevajuht Egle siis laulab meiega koos meie laulu. Tema ongi see, kes laulab nii ilusti meie väikse lauluvideo peal. Täna on natuke lühem päev. Ilm on hetkel ilus, aga tuleb kuum. Aga alati me lähme nüüd edasi. Või kui ikka, no nii otse vaata, torn ju paistab. Ja, no täpselt, ma just mõtlesin, kust ma peale lähen, kas on metsa vahel või siis siit. Kaks lõbusamat selli, mu sõber Villi ja mina ka. Me oleme kaks lõbusamat selli, mu sõber Villi ja mina ka. Me õppisime ühte neidu tundma, mu sõber Villi ja mina ka.
ehitatud niimoodi. Sa lööd mäe otsa, lööd vett sellele talule, mis see üleval mäe Tere hommikust! Täna on päev number 8. Täna kõnnin siin Marikaga ja meil on teised ees. Ja täna me lähme... Kuhu me lähme? Paganamaale. Ja ilm on hoopis muutunud, eile oli väga kuum ja siin palju torme ei tulnud. Ka vihma tuli ja nüüd on palju jahedam, ikka natuke tuult. Aga mõnus kõndida ja täna meil on suurem kamp ja on väga tänulik, et toetust leian siin igal pool. Ja täna on natuke pikem teekond ees, umbes 21 kilomeetrit. Aga nüüd me lähme edasi. Aga mis see on? See on piimapukk. Vanasti pandi siia need piimakarrad ja siis piimaauto tuli ja võttis karrad peale ja viis siis kombinaati ja tehti kõike head ja paremat. Aga see siin kindlasti ei ole originaal, et originaalid olid hästi kõrged. Võt. Iron Bead müüakse sellisel moel, et on voodi pandud loodusesse. Ja meil on siin ka Paganama hotell. Paneme siis väiksed lambikesed ja 2 hotelli koht on valmis. Valged pina. Nii äge. Meie köök. Minu piip kui piigipiirakas, temal ikka puudub tuubakas. Minu piip kui piigipiirakas, temal ikka puudub tuubakas. Trah! Siis soo peal samblaid korjan ma, teen rõõmsalt suitsun nendega. Siis soo peal samblaid korjan ma, ikka suitsun nendega. Trah! Trah! Aga seal on veel sõnu. Jälle keegi ei tea. Eestlaste värk. See oli kirja. Kogemata Lätimaale. Peame natuke tagasi minema. Ups.
tere hommikust! Täna on päev 10 ja oleme siin ikka Eesti lõuna tipus, aga vihma sajab ja täna ilm on hoopis teistmoodi jälle. Hakkame nüüd varsti astuma, meil on palju asju viia nüüd autosse ja siis kõnnime edasi. Ja ma loodan, et meie päevajuht teab, kuhu me läheme, sest mina olen ära unustanud. Aga kõik on korras muidu ja me lähme nagu alati edasi. Vee saamiseks tuleb ikkagi veidike vaeva näha, et saada head veetri jõevett. Tere! Tere, tere! Kell on umbes 4 ja me oleme ikka teel. Meie päevajuht Madis tahaks meile seletada natuke tänasest teekonnast. Ja me alustasime täna vihmaga ja valisime võimalikult vihma lihtsa tee, mis osutus kõvasti pikemaks. Läbi metsa oleks saanud ka minna, aga tulime mööda kruusateid ja nüüd siis avastasime, et oi, tuleb vist 32 kilomeetrit. 34. Või 34, no okei. Ja olen ka paar korda tee otsast mööda pannud, mille üle ütleme hea meel ei olnud. Aga meil öeldi, et ikka Võrumaal, et loll pea on jalgadele vaevaks. Okei, noh. Lähme edasi, nagu alati.